Novorossijski mereväebaas Krasnodari Krimmis on praegu Venemaa jaoks kõik. See on ainus sadam, kust Venemaa saab eksportida naftat ja teravilja Musta mere ja Aasovi mere kaudu ülejäänud maailma. Musta mere laevastiku uus kodusadam pärast seda, kui see aeti välja Krimmi Sevastopoli sadamast. Kui Novorossijsk langeb, kaob koos sellega ka Venemaa mereväe kohalolek Ukrainas. Ukraina teab seda. Ta lõi Novorossijskile tugeva löögi. Hiiglaslikud tulekerad on Novorossijskis olulised objektid kaardilt pühkinud. Ukraina lõhkus just sadama ja sellega kadus ka eluliin, mis hoidis Vene sõjamasina südame tuksumas. Eelmisel ööl viisid Ukraina kaitsejõud läbi ainulaadse operatsiooni, mille sihtmärgiks oli Novorossijski mereväebaas. Vene laevastiku viimane suur tugipunkt Mustal merel. Rohkem kui 300 kilomeetri kaugusel rindejoonest, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski 12. augusti X-postituses. Ukraina ei hoidnud end tagasi. Reaktiivmootoriga õhudroonid, mehitamata meresüsteemid ja hulk Neptun-rakette koondusid kõik ühele sihtmärgile, hävitades kõike, alates kailadest kuni õhutõrjepositsioonide ja sadamataristuni. Novorossijsk on šokis. Meremehed ja sadamatöötajad suudavad vaevu uskuda, et Ukraina rünnak mitte ainult ei murdnud läbi sadama kaitse, vaid suutis ka nii palju kahju tekitada. Ja mitte kusagil ei tunta seda valu sügavamalt kui ühes varas, mida Vladimir Putin pidas Venemaa jaoks sõjavõitjaks. Musta mere laevastikus. Sellel laevastikul oli väga halb öö. Ukraina lakkamatu öine rünnak on mängust välja löönud 4 Venemaa sõjalaeva, tagades, et Venemaa ei saa neid enam kunagi kasutada Ukraina ähvardamiseks Mustal merel ega rakettide tulistamiseks Ukraina territooriumile. Laevaade hulgas, mida Ukraina tabas, olid ka projekti 11356 fregati Euromaidan pressi andmetel. Admiral Esson ja Admiral Makarov, mis on ühed uuematest raketiristlejatest, mille Venemaa on Musta mere laevastikku toonud, põlevad pärast Ukraina rünnakuid. Mõlemad laevad on surmavad, võimelised tulistama kaliibr tiibrakette, mille laskekaugus ulatub kuni 2500 kilomeetrini. Võivad kanda 450 kilogrammist lõhkepead ning arvatakse, et need on ka tuumavõimekusega. Need laevad on võtmetähtsusega mereväe strateegias, mida Venemaa on olnud sunnitud Mustal merel järgima. Hoida neid laevu Ukrainast võimalikult kaugel ja rünnata kaugelt. Ukraina suudab samuti kaugelt rünnata. Ta tõestas seda just ning 2 Venemaa parimat raketiristlejat said nüüd omaenda rohtu maitsta. Need 2 ristlejat ei ole ainsad raketilaevad, mida Ukraina oma öises rünnakus tabas. Ka raketilaev Bajan M vajus tule all põhja. Samuti kaliibritiivik rakette tulistada suutnud, see laev ei pruugi olla nii uus ja läikiv kui 2 projekti 11356 fregatti, mida Ukraina tabas. Kuid see on Putini raketirohke strateegias sama oluline ja lõpuks väikese lisaboonusena hävitas Ukraina ka patrull-laeva Vassili Põkov, mida Ukraina droonid on varemgi külastanud. See alus ei pruugi olla kõige tähtsam Vene sõjalaev, mida 12. augusti varahommikul tabati. Kuid tõsiasi, et laev üldse pihta sai, kinnitab veelgi sõnumit, mille Ukraina just Putini pähe tagus. Musta mere laevastik ei ole Novorossijskis enam turvaline. Tegelikult ei ole ka Novorossijsk ise turvaline. Lisaks laevadele on seal ka põlengud. Kaadrid levivad juba Telegrammis ja X-is, mida jagavad sõltumatud Vene väljaanded, kes riskivad kõigega, et näidata, mis tegelikult juhtub siis, kui Venemaa väidab, et on Ukraina droonirünnaku tõrjunud. X ja Novablas jagavad fotosid ja videoid tohutust tulekahjust, mille Ukraina rünnak Novorossijskis põhjustas. Ühes videos on näha rünnakut tegevuses, samal ajal kui kuuleme kõrvulukustavat plavatust, mis kostab, kui üks Ukraina mürskudest tabab sihtmärki. Crimean Wind Telegrami kanal pakub rohkem teateid tulekahjudest, viidates satelliidipiltidele, et seda näidata. Ukraina droonide raketid põhjustasid tulekahjusid sõjasadamas, kus asuvad Musta mere laevastiku laevad, ning ühes administratiivhoones ja Šeskarüüsi naftaterminali kai ääres sadamas. Võib-olla on see terminalis hoitav nafta või isegi tankerid, mis seda naftat kogusid. Need, mis toidavad tuld, mis veel praegugi möllab Venemaa kõige olulisemas Musta mere sadamas. Tehtud kahju on jõhker ja tahtlik. Ainuüksi sellest piisaks, et kõik pealkirjad endale haarata, kuid just rünnak ise on tõeliselt eriline. See polnud tavaline Ukraina droonirünnak, kaugel sellest. Nagu Zelenski ise märkis, kasutas Ukraina Novorossijski ründamiseks kõiki olemasolevaid vahendeid. See oli täielik pealetung, milles kasutati 400 drooni. See oli üks suurimaid üksikrünnakuid, mida Ukraina on seni sõjas läbi viinud, ja see jääb riigi ajalukku ühe muljetavaldavaima koordineeritud rünnakuna. Ukraina lõi just omaenda tegevusplaani, kuidas õhu- ja merejõude kombineerides Venemaad kõige valusamast kohast tabada.
ning me teame täpselt, milliseid relvi selleks kasutati. Ukraina Paljanõtsja rakettdroon oli selle operatsiooni tõeline staar. Reaktiivmootoriga ja kuni 650 kilomeetrit. Läbiv süsteem kannab 100 kilogrammist laengut ning selle kruiisi kiirus on 900 kilomeetrit tunnis. Lennates vaid 15 meetri kõrgusel maapinnast. On seda ka traditsiooniliste õhutõrjesüsteemidega äärmiselt raske peatada. Ukraina teadis täpselt, mida ta teeb, kui ta selle drooni kasutusele võttis. Ja mitte ainult selle poolest, kui tugevalt see droonrakett võib tabada. Paljanõtsja on traditsioonilise leiva nimi Ukrainas. Novorossijsk on Venemaa teravilja üks tähtsamaid ekspordisadamaid. Leib leiva vastu Novorossijsk on tuhaks põlenud. Paljanõtsja osutus 9-15 erinevast relvasüsteemist, millest igaüks oli Ukrainas projekteeritud, arendatud ja toodetud ning mida kasutati Novorossijski vastu öises rünnakus. Kyiv Post kirjeldab teisi oma 13. augusti raportis. Paljanõtsjale lisandusid õhudroonide rindel Mish, Sichem, Trust, Bobert, Dovbush, Karjok, Ramzi, Firepoint ja Liutši droonid. Venemaa õhutõrje ei oleks teadnud, mida esimesena sihikule võtta, kui Ukraina paljastas oma kaugmaa drooniprojektide tegeliku ulatuse, näidates Putinile, kui kaugele on jõudnud riik, mis pidi kunagi olema võimetu Venemaad tabama. Ukraina kasutas lisaks Paljanõtsjale ka teisi drooniraketi hübriidsüsteeme. Nende seas oli ka Peklo. Esimest korda anti see droonrakett Ukraina vägedele 2024 aasta detsembris. See suudab lennata kuni 700 kilomeetrit ja selle tippkiirus on 700 kilomeetrit tunnis. Bas on sarnane. Selle lennuulatus on kuni 800 kilomeetrit. See suudab kanda 50-100 kilogrammi kaaluvat lõhkepead ning liigub sihtmärkide poole turboreaktiivmootorite abil. Nagu droonidest ja droonraketi hübriididest veel vähe oleks, saatis Ukraina lahingusse ka oma pikamaa Neptun raketid. United 24 meedia kirjeldas seda kui kaugmaa tiibraketti, mida Euroopa siiani teha ei suuda juba 2025 aasta oktoobris. Pikk Neptun ehk RK-360L, kui soovite täpsem olla, on Ukraina Neptune D rakettide pikema lennuulatusega versioon. See oli ka kõige võimsam õhurakett, mille Ukraina 12. augustil Venemaa suunas saatis. Umbes 1000 kilomeetrit läbida suutnud rakett oleks võinud hõlpsasti Novorossijskini jõuda. Pikk Neptun kannab 260 kilogrammist lõhkepead ning arvatakse, et sellel on sarnane juhtimissüsteem nagu Scalp ja Storm Shadow rakettidel, mida Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on Ukrainale saatnud. Ukraina geniaalsed tehnikud pidid need raketid pöördprojekteerima ja välja mõtlema, kuidas midagi sarnast arendada, ainult et suurema tegevusraadiusega. Ja lõpuks olid veel meredroonid. Venemaa võis oodata kurikuulsat Sea Baby drooni. Selle asemel said nad Ukraina Sargani ja Marmi mehitamata pinnalaevad. Esimese tehnilised andmed on endiselt salastatud, kuigi juba aprillis spekuleeriti, et Ukraina oli Mustale merele saatnud kuulipildujaga varustatud Sargan 3000 drooni. Me teame, et neid droone saab varustada ka rakettidega, nii et võib-olla oli just see vastutav mõne Ukraina droonraketi hübriidi tulistamise eest Novorossijski suuna. Miks saata raketiristleja tegema droonitöödeks? Me teame Marmist veidi rohkem. Džuba 2023 aasta detsembris nimetas Militarni seda meredrooni Musta mere kiiremaks asjaks, kuna see suudab saavutada tippkiiruseks umbes 59 sõlme. Lisa sellele 450 kilone lõhkepea ja saad drooni, mis suudad mida tahes kinni püüda ja tugevalt tabada. Mitte, et Venemaa kahjustatud laevad oleksid üritanud ära sõita. Need see tabamuse ajal, kui peitusid ainsas Musta mere sadamas, mida Venemaa pidas turvaliseks. Rünnak Novorossijskile oli nii tõsine, et Venemaa võib kaaluda Musta mere laevastikku tagasi Sevastopolisse saatmist. See ei oleks hea mõte. Kui Novorossijsk matus põrgutule vaiba alla, olid Ukraina droonid samuti teel Sevastopolisse. Linna Kremli poolt määratud kuberner Mihhail Razvozajev väitis, et üle 30 drooni tulistati alla, kuid ta mainis ka, et kogu sadamalinnas olid puhkenud tulekahjud. Hiljem Pravda raporti kohaselt tabas Sevastopolit ulatuslik elektrikatkestus, mis viitab sellele, et mitte kõik Ukraina droonid ei tulistatud alla. Mõned neist tabasid elektritaristut, mis on kena väike meeldetuletus Musta mere laevastikku jäänud laevadele, et neil pole kuhugi põgeneda, kuna nüüd on ka Novorossijsk sihtmärgiks. Muidugi, nad võiksid naasta Sevastopolisse, kuid Ukraina õhu- ja merevägi suudab nad seal Krimmi sadamas sama lihtsalt, kui mitte veelgi lihtsamalt üles leida. Razvozajevi avaldus polnud ainus Vene vastus, mille saime pärast tööd, mis murdis ära kogu selle mereväe võimu, mida Putin arvas Mustal merel veel omavat. Krasnodari oblasti kuberner Benjamin Kondratjev teatas, et Vene õhutõrje tõrjus tagasi massiivse rünnaku, milles osales mitusada Ukraina relvajõudude drooni. Oota korraks, mis? Kuidas te need tagasi tõrjusite? Kas te füüsiliselt lasite raketiristlejad sadamast nende pihta välja?
sest see on ainus põhjus, mille peale me tulla oskame, miks need põlevad väidetavalt tagasi tõrjutud droonide tõttu. Võib-olla on Venemaa õhutõrjeprobleemid tõesti nii tõsised. Kondratjev ei maininud põlevat sadamat ega hävitatud laevu. Selle asemel eelistas ta välja tuua, et Venemaal õnnestus küll mõned raketid alla tulistada, kuid nende rusud langesid 21 elumajale ja põhjustasid ka kannatanuid. Ukraina ei rünnanud ühtegi neist sihtmärkidest tahtlikult. Venemaa tegi teadliku otsuse tulistada droone ja rakette alla omaenda inimeste kohal. Venemaa väidab, et tõrjus Ukraina rünnaku tagasi. Tegelikult ei teinud ta seda. Ja sellele läbikukkumise hind on palju suurem, kui sa esialgu arvatagi oskad. Novorossijsk ei ole lihtsalt suvaline sadam. See on Venemaa jaoks Mustal merel kõik. Aga enne kui me rohkem selgitame, tuletame meelde, et sa vaatad sõjasaadet. Kui saad meie kanalilt uusi teadmisi, siis on meil tulemas veel palju videoid. Ära unusta tellida ja teavitused sisse lülitada, et sa ei jääks ühestki videost ilma. Alustame millegagi, mida oleme varemgi maininud. Novorossijsk on Musta mere laevastiku uus kodusadam. Venemaa ei soovinud kunagi, et sadam võõrustaks tema sõjalaevu. Ta oli sunnitud Sevastopolist lahkuma Ukraina laastava kampaania tõttu, mis hävitas või tõsiselt kahjustas umbes kolmandiku laevastikust, mida Putin arvas Mustal merel domineerivat. Suurem osa Ukrainast põhjustatud kahjust toimus 2023 aasta lõpuks, mis ajendas otsust muuta Novorossijsk Musta mere laevastiku peamiseks baasiks. 2024. ja 2025. aasta jooksul tegid sõjalaevad vastupidist sellele, milleks nad ehitati. Nad purjetasid nii kaugele Ukrainast kui võimalik. Sevastopol jäi 2025 aasta keskpaigaks. Musta mere laevastiku poolt praktiliselt hüljatuks, Novorossijsk oli meeleheitlik valik. Jah, see on tohutu sadam, kuid see on ehitatud kaubalaevade, mitte sõjalaevade jaoks. Seal puuduvad remondirajatised ja kuivdokki ei ole. Novorossijsk on ka avatum karmimatele mereoludele, märgib Defense Viewpoint, mis tekitab omakorda hooldusprobleeme. Siiski polnud Venemaal valikut. Enne Ukraina rünnakut töötas Venemaa isegi välja plaane Musta mere laevastiku alles jäänud juhtimis- ja kontrollüksuste ümberpaigutamiseks Sevastopolist Novorossijski. Seda kinnitab Kiev Independent, kelle sõnul sunniti rusutud ohvitsere sisuliselt korraldama oma perede ümberkolimist ja müüma vara, mida nad ei saanud üleviimisele kaasa võtta. Selle kõige ainus positiivne külg on see, et Novorossijsk, kuigi kindlasti mitte Ukraina droonide ja rakettide haardeulatusest väljas, pidi olema Sevastopolist turvalisem. Krimm on sõjatsoon ja on seda olnud juba mõnda aega. Vähemalt Novorossijskis oli väiksem tõenäosus, et Musta mere laevastikku tabab massiivne rünnak, mis hävitab laevad ja jätab kogu sadama leekidesse. See ei läinud Venemaa ja tema vaevleva laevastiku jaoks eriti hästi. Novorossijsk ei ole enam turvaline. 300 kilomeetrit pole Ukraina uusimatele droonidele, rakettidele ja meredroonidele praktiliselt mingi vahemaa. Sadam ei ole kättesaamatus kauguses. Ukrainal lihtsalt kulub veidi rohkem aega, et oma tulejõud kohale tuua. Ja nüüd, kui oleme just näinud, kui võimas võib olla Ukraina rünnak Novorossijski vastu, võime kindlalt öelda, et Ukraina on Mustal merel võitmas. Kõik, mida Venemaa laevastik nüüd teha saab, on loota oma kahanevale raketiristlejate laevastikule, et rünnata kaugelt. Ja kui mõni neist ristlejatest tihta saab, juhtub see sadamas, kus puuduvad remondirajatised, et see taas töökorda saada. Tassa ja targu võib Novorossijsk saada Venemaa Musta mere laevastiku hukatuseks, kuid nii valus kui see ka poleks Putinile ja tema Kremli kaaslastele, on Venemaal veel üks palju tõsisem probleem, millega tuleb tegeleda. Novorossijsk on eelkõige kaubasadam. Ja kui selline sadam põleb, ei saa Venemaa oma naftat ja teravilja ülejäänud maailma viia, mis tähendab, et Kremli sõjakassast jääb palju raha saamata. Venemaa on kasutanud Novorossijski oma varilaevastiku keskpunktina kogu Ukraina sissetungi vältel. Ballast Markets pakub 2024 aasta põhiandmeid, teatades, et Novorossijsk on laevaliikluse põhjal maailma 77. suurim sadam. 2024 aastal teatati sadamas umbes 4478 laeva saabumisest, millest 1578 olid naftatankerid. Võib-olla mäletate, et mainisime varem Šeskarö naftaterminali. Pidage seda terminali meeles, sest see muutub kohe oluliseks. Ballast Markets teatab, et Novorossijski peamine kaup on toornafta, mis moodustab 45% kõigist laevakülastustest. Järgnevalt tuleb naftasaadused, mis moodustavad 25% laevakülastustest, millele järgneb vili, kivisüsi ja metallid, millest igaüks moodustab 15% laevakülastustest. See on kaubasadam. Ja see on sadam, kus 75% registreeritud liiklusest tuleb Venemaa varilaevastikust. Igal aastal liigub Novorossijski kaudu miljardeid dollareid väärt kaupu. Selle kaubanduse kaudu teenitud tulu saab Kreml maksustada ning see raha suunatakse Venemaa sõjapüüdlustesse. Nüüd meenutage Šeskaröt. Lisaks Musta mere laevastiku sõjalaevale, mille Ukraina hävitas 12. augustil,
võis just see naftaterminal saada öisest rünnakust kõige suuremaid kahjustusi. Militaarni teatab, et paljud tulekahjud, millest me teile rääkisime, registreeritakse selle naftaterminali ümbruses. See tähendab, et Ukraina on just hävitanud selle Novorossijski osa, mis on pühendatud ebaseadusliku nafta laadimisele sanktsioonide all olevatele laevadele. Šezhkaro terminal on Venemaa naftafirma Transnefti peamiste naftajuhtmete lõpp-punkt ning see on üks 2 suuremast tööstusobjektist Novorossijskis. Teine on Grozovaja, mis asub umbes 12 kilomeetrit kaugusel. Šezhkaro terminali läbilaskevõime on 75 miljonit tonni aastas ning seal asub tohutu mahutipark, mis suudab mahutada 1,28 miljonit kuupmeetrit naftat. Kui peaksime kihla vedama, siis arvaksime, et praegu Novorossijskis tõusev leek on põhjustatud sellest, et Ukraina tabas otse seda mahutiparki. Ja see on probleem Venemaale. Mida rohkem nende naftat põleb, seda vähem raha saavad nad sõjamasinasse suunata. Kui Šezhkaro on rivist väljas, siis kuni 70% Venemaa nafta ja rafineeritud naftatoodete kaubandusest läheb sõna otseses mõttes suitsu, kuni Venemaa suudab tulekahjud kustutada ja parandused teha. Aga mida lähemalt vaadata, seda hullemaks probleem muutub. Koos naftaterminaliga on Ukraina droonirünnak sulgenud ka 2 teraviljaterminali Novorossijskis. Seda teatab Reuters, kelle andmetel on need terminalid ühed suurimad Venemaal. Ühe neist läbilaskevõime on 8,5 miljonit tonni aastas, ütles anonüümne allikas väljaandele, ning see on sunnitud oma tegevuse peatama, kuni uuritakse Ukraina droonide ja rakettide tekitatud kahju. Teine terminaal käitleb aastas 7,1 miljonit tonni teravilja ning on samuti sunnitud kahju tõttu tegevuse peatama. See on ekspordikanal, mille kaudu liigub kokku 15,6 miljonit tonni Venemaa teravilja eksporti ja mis suleti just ühe ainsa ööga. Seega see, mida me nägime 11. augusti ööl vastu 12. augustit, oli üks Ukraina muljetavaldavamaid lööke mitmel põhjusel. Ainuüksi 15 erineva relvasüsteemi vaheline koordineeritus on hämmastav. Ukraina demonstreeris suurt osa, kuigi kindlasti mitte kõiki, oma kaugmaa võimekustest ja tegi seda viisil, mis andis Venemaale plahvatusliku sõnumi ning tõi esile Ukraina paraneva võime koordineeritud kaugmaa rünnakuid läbi viia. Siis on veel see, mida Ukraina tabas. Musta mere laevastik on veelgi nõrgenenud, mis tugevdab veelgi Ukraina väidet, et ta kontrollib Musta merd. Kuid lisaks sellele on rünnakul ka teine tasand. See tasand on tõenäoliselt juba maksnud Venemaale miljoneid dollareid ja see oleks veel tagasihoidlik hinnang. Nafta on põlenud. Teravilja ja naftaterminalid on kahjustuste ja tulekahju tõttu suletud. Venemaa õhutõrje oma kõige olulisemas Musta mere sadamas ei suutnud midagi sellest peatada. Novorossijsk on nüüd sihtmärgiks seatud ja Ukraina muutub järjest paremaks kaugelt sihtmärkide tabamisel. Venemaa kustutab tulekahjud, tehakse remonti. Kuid nad teavad ka, et kogu see töö võib hetkega hävida, kui Ukraina otsustab korraldada sarnase rünnaku. Eesmärk on nüüd muuta Novorossijsk Venemaa jaoks sama kasutuks, nagu Sevastopol on muutunud. Ukrainal on olemas nii õhu- kui mereväe võimalused, et see teoks teha, kuna kunagine turvaline sadam on muutunud järjekordseks Vene varaks, mis on sunnitud osalema sõjas, mille kohta Putin lubas, et see ei ületa kunagi Ukraina piiri. Putini maine Venemaa suure kaitsena on taas kord kannatada saanud. Ja see polnud juba ennegi eriti hea. Kui Venemaa tähtsaim Musta mere ekspordisadam põleb, sihib Ukraina ka Venemaa siselogistikat. Veel rohkem Wildberry'si rajatisi hävib. Venemaa tarneahela ja majandusstruktuuri kriitiline haavatavus lammutatakse süstemaatiliselt ning Kreml on paanikas. Saate teada kõigest neist rünnakutest ja nende mõjust Venemaa majandusele, vaadates meie videot. Ja enne kui lahkute, ärge unustage tellida sõjasaadet, et näha rohkem meie analüüse Ukraina kõige laastavamatest rünnakutest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!